No jätkan siis hooldusteeninduse teemadega. See nüüd praegune pealkiri siis saab olema selline, et selge töökorraldus algusest lõpuni, praktiline ülevaade lahendusest. Et kui ma ennem püstitasin pigem selliseid küsimusi, et mis võib juhtuda, tehes midagi sellist ja kes midagi peab tegema, siis nüüd ma võib-olla annaks nagu sellise ülevaatliku pildi sellest, et kuidas standardbuksis mingeid olukordi lahendada saab. Ja ma mõtlesin, kuidas sellele nagu läheneda, et 20 minutiga ikkagi nagu programmi koolitust nagu ära ei tee. Aga samas nagu mingisuguse selge ülevaate võiks nagu anda, et võib-olla mingi detailidesse mitte nagu liiga süvitsi minna, et siis samamoodi toon mingisugused märksõnad välja mingisuguses loogilises järjekorras, et teil tekkis võib-olla lihtsalt arusaam, et kuidas mingeid asju lahendada siis saaks. Aga kes nüüd oli siin toolidel enne või ei olnud, siis meenutuseks, mis meil oli siis see case, et meil oli kliendil mure ja kuskil oli omanik, kes ootas dividendi ja nüüd oli siis see nii-öelda challenge, et kuidas see mure pöörata siis edaspidi nagu omaniku tuluks. Et erinevad tegevused olid siin, erinevad inimesed, erinevad rollid ja erinevad siuksed kaudsed ja vähem kaudsed tegelased. Nii, lasen ta korra siia lõpuni välja, et selline oli siis see pilt. Ja kui me nüüd hakkame standardbuksis vaatama, kuidas neid asju lahendada, siis küsimus jah, et milline võiks olla see hooldust vajav objekt. Hooldust vajav objekt võib olla tegelikult mis iganes seade või mehhanism, millel on vähegi mingi unikaalne seerianumber või tehase tähis. See võib olla tõesti ehitustehnika, laotehnika, mingitusugused puu- või metallitööpingid. Põhimõtteliselt see võib olla ka mingisugune kinnistu. Ka sellel on mingisugune oma unikaalne tunnus võimalik tekitada. Aga võib olla ka tavaline veearvesti, nii et tegelikult seda, kuidas hooldusteeninduse moodulit kasutada või mille raames seda kasutada, neid seadmeid on tegelikult päris palju. Kes ei ole oma elus enne standardbuksi näinud, siis see on standardbuksi põhiaken. Mul vist see pointer väga ei näita, aga põhimõtteliselt meil on hooldusteenindus on üks moodul pikas moodulite rivis. Et nii nagu te olete näinud kõiki muid mooduleid, siis hooldusteenindus on siin üks nende hulgas ja hooldusteeninduse moodul, täpselt nii nagu kõik teised moodulid, sisaldab mingisugused teatavaid registreid. No ma ei tea, kas seda rohelist täppi on näha, aga ma igaks juhuks ikkagi näitan. On erinevad mingid registrid, seadistused, aruanded, funktsioonid, mingid masskäsklused ja nii edasi. No registrid on siis mingisugused mingid andmekogumid, seadistused on see, kuidas te saate selle lahenduse endale tööle panna, aruanded, millest juba Henri rääkis, igas võtmes, igal moel võimalik erinevaid aruandeid nii-öelda siis genereerida. Ja kuidas siis see protsess pihta hakkab, et ma jään truuks oma pallikestele, hakkan siis nende pallikestega minema, ma ei tea, kas sinna tahaotsa on näha, aga kes hommikul porgandit sõi, võib-olla näeb, et siin on kirjutatud teenindustellimus. Teenindustellimus on siis selline kaart, mille peale me kuvame siis selle info, et kes on klient, milline on see konkreetne seade, mis on selle seadme seerianumber, kas see on mingisugune garantii all olev seade, arvekõlblik, kes oli klient, ma juba nimetasin, telefoninumbrid, kuupäevad, kellaajad ja nii edasi. Ja siin taustal, see on üks lihtne kaart tegelikult, aga siin taustal on kliendi info, siin on taga siis seadmete info, siin on veel tegelikult erinevatel vahekaartidel on ka veel lisad infod, nii et tegelikult kõik see info selle intsidendi kohta koondatakse siia teenindustellimusele. Nii, siit edasi me koostame siis pakkumise. Pakkumine võtab siis kokku selle, et kes on meie klient, milliseid varuosi me kasutame, millise hulga töötunde meil võib vaja minna ja siis loomulikult tekib siin juba see seos, et mis hinnakirja tulp sellele konkreetsele kliendile tekib. Ja kui me ennem rääkisime siin pakkumiste jälgimisest ja Henri rääkis töövõuvaatest erinevates võtmetes, siis töövõuvaade on jällegi üks selline asi, mida saab nagu pakkumiste jälgimisel kasutada, aga seda saab ka igasugustel muude mingite teatud protsesside või elutsüklite jälgimiseks kasutada. Et meenutuseks siis, et siin on üks töövõuvaade, konkreetsel juhul näiteks mul on siin pakkumine saadetud, tagasi lükatud, kinnitatud, tehnik planeeritud, hooldus teostatud. Igaüks saab ise seadistada isele endale oma personaalse töövõuvaate, see võib olla ettevõtte ülene vaade, see võib olla osakonna ülene vaade, see võib olla iga inimese enda vaade. Ja seda saab tegelikult kasutada tõesti, mis iganes tegevuste ja to-do listi asjade jälgimiseks.
Nii, siis edasi on meil müügitellimus. No müügitellimus on selline, ütleme, selline vahepealne etapp pakkumise ja tulevase töölehe vahel. Ja müügitellimusel me saame kajastada juba võimalikud vajalikud varuosad. Samamoodi me saame müügitellimusel koostada ettemaksuarve, kui me tahaksime kliendile saata seda, kui me ei taha kliendile krediiti anda mingil põhjusel. Ja müügitellimused on üldiselt aluseks ka erinevate lähetuste koostamisel, ehk siis saatekirjad, kaubad laost välja. Siis laoseis. No laoseis on siis põhimõtteliselt annab selle ülevaate, et millised üldse ladude nimekiri, mis varuosad, artiklid meil mis laos on. Me saame siit vormistada siis laoliikumisi, näiteks, et ma ei tea, Tallinna laost on vaja liigutada midagi Jõhvi lattu, või Jõhvi laost Tallinna lattu. Samamoodi me saame ära määratleda, millised on mingid artiklite minimaaltasemed, ostutellimuste soovitused, kõik sellised annab planeerida siis lattu ostetavate komponentide ma ei tea, hulka aega ja kõike seda. Nii, siis me jõudsime siit ostutellimuseni. Ostutellimus on siis vajalike komponentide sisseostmiseks. Me saame ostutellimuse koostada vast siis konkreetse müügitellimuse pealt või me saame koguda kokku kõik müügitellimused ja saata siis nagu tarnijale ühtse tellimusena. Ehk siis kõik ostud, mis me teeme, me saame vormistada ostutellimustena, seeläbi meil on tegelikult ülevaade, mida me ostame. Ja saab muidugi ka nii teha, et kui meil on näiteks mingid varuosa pakub mingi konkreetne varuosa, mis on identne iseenesest, aga sellel on 2 pakkujat, siis saab ka loomulikult niimoodi ostate ühe artiklinumbriga ostate ühelt tarnijalt, seda ühel päeval ja teisel päeval siis ostate teiselt tarnijalt. Ja et ostutellimus on selline ülevaade sellest, et mida me ostame. Nii, no lao sissetulek, see juba ütleb ise, millega tegemist, võtame kaubad lattu. Ja kui nüüd kaubad on meil või artiklid või varused on lattu jõudnud, siis kunagi saadab tarnija meile ka ilmselt ostuarve. Ostuarvega on lihtne, kui see on nüüd Eesti müüja, kes siis saadab enda süsteemist välja müügiarve, siis me saame selle vastu võtta ju ostuarvena enda poolt e-arvena ja tänapäeval aina rohkem kliente ikkagi kasutab seda, et business to business äri käib ikkagi nagu e-arvetena. Ja kui see on tegemist, on meil näiteks mingi välismaa tarnijaga, kes Eesti e-arve standardist ei tea mitte midagi, siis nende puhul saab kasutada ka digiteerimist, mis tähendab seda, et kui tarnija saadab teile müügiarve PDF-kujul e-maili, siis te saate selle standardboksi sees ära digiteerida. Ehk siis tehisintellekt loeb selle info sealt kokku ja paneb siis õigele kaardile. Ja digiteerimist saab kasutada erinevate kaartidega või ütleme siis nii ostuarvega kui ka tegelikult lao sissetulekuga, et midagi ei pea käsitsi sisestama, on see mu point. Kõik info on võimalik digitaalselt sisse lugeda. Nii, siis me jõudsime siit tööleheni. Tööleht on siis selline sisend info töömehele, mida ta peab tegema, millal ta peab tegema, mis varuosi kasutama, mis aeg tal on ette nähtud ja nii edasi. Et töölehest me jõuame hiljem veel rääkida. Tööleht on võimalik standardbuksis, näiteks antud juhul hooldusjuhil ette valmistada, aga see on see, millega töömees või tehnik läheb koha peale kliendi juurde mingeid asju tegema. Ja siis edasi planeerimisvaade. No planeerimisvaade on üks selline jällegi töölehe veebi, millest hiljem ma jutu teen, üks selline osa ja lühidalt öeldes me võib-olla tagant ei ole hästi näha, aga see on nüüd integreeritud standardbuksi programmiga, ehk siis kõik need tegevused, mis siin on erinevate värvidena välja toodud, kollane on mul näiteks siin puhkus ja haigusleht on sinine ja roosad on mingisugused konkreetsed nagu klienditööd, need kõik on siis online'i standardbuksi programmiga, aga see on siis visuaalne vaade, et me saame tegelikult nädalate kaupa vaadata, milline tehnik, kus parasjagu on, me saame seda vaadet muuta osakonnapõhiselt, ettevõttepõhiselt, et see nimekiri on veel nagu põrandani välja. Ja niimoodi on see ülevaade kõige lihtsam, arusaadavam, et millised tehnikud millal midagi teevad ja kui neid saab nagu hästi kiiresti siis tööle planeerida. Ja nagu ütlesin, see on seotud standardbuksi kalendriga, nii et mis tehakse standardbuksi kalendris vastava tegevusega, maandub siia ja saab mingi teatud asju ka siit siis muuta. Nii, liigume edasi. Varuosad laost. Nagu ütlebki see nimi, varuosad laost, toimub lähetus, võib-olla on siis, ma tõin siin välja ka, et põhivarad
no ütleme sama jällegi hooldustehniku valge Citroen Berlingo võib ka olla mingit pidi põhivara registris arvel, aga samas selle Berlingo sisu, erinevad, ma ei tea, töövahendid, kompressorid, Makita, trellid, mida iganes, need saavad olla ju ka põhivarana, mitte siis põhivara, nad on küll põhivara registris, aga nad on väikevahenditena arvel. Et me ei amordi neid, nad on niisugune bilansiväline kraam, mida me oleme otse kulusse kandnud, aga samas meil on ikkagi igal sellel töövahendil või väikevahendil, meil on ikkagi ka konkreetne vastutaja, me teame, mis vara kuskil kelle käes on. Nii, siis mis edasi? Töölehe veeb. See on nüüd midagi, mida saaks hooldustehnik kasutada ja kasutada seda siis hetkedel, kui ta on kliendi juures. Ja kliendi juurde alati ei taha tehnik võib-olla minna niimoodi, et tal on standardbuksi arvutina kaasas ja ta peab seda arvutis tegema, vaid ta tegelikult tahaks seda teha kuidagi mugavamalt, et töölehe veebi on tehnikul. Me tegime selle lihtsalt just selle mõttega, et võimalikult vähe infot oleks ainult see info, mis on tehnikule vajalik, et näiteks kui ma siin mingi mobiili vaatest vaatan, ma ei ütle, et mobiil on nagu parim töövahend, aga ka mobiili vaatest on võimalik näha, et millised tööd on konkreetsel nädalal tehnikul teha, millised kliendid, millised seadmed, millised kuupäevad ja seesama vaade lihtsalt siis siin tahvlis, kus saab tehnik siis klõpsida edasi, mis tal on järgmine nädal, mis tal on eelmisel nädalal oli. Ja kui ta nüüd selle töölehe reaalselt nüüd avab, mis iganes siit näiteks, siis siin on kõik see info olemas, mida ta peab tegema, millal ta peab tegema, mis oli see sisendinfo, mis talle juba kontoris kaasa anti, millised varuosi vahetama ja nii edasi. Samamoodi ta saab juba siit jälgida, aga siis selle konkreetse masina ajalugu, vastavalt siis seerianumbrile, tekib ka siis, on tal kohe võimalik seda ajalugu vaadata sealt. Nii et kõik see info, mis tehnikul on vaja, on siia kokku koondatud. Ja see kõik on omavahel loomulikult standardbuksiga otse liidestuses, nii et muudatused kas siin või sealpool kajastuvad koheselt. Nii, teostuskontroll ja kinnitused. Siin on nüüd, pidasin just seda silmas selle koha peal, et Henri küll mainis, et ükski klient tänapäeval, äriklient allkirja ei näe vajadust anda, kui ta mingi akti või töölehte allkirjastab. Et see võib-olla on teema näiteks mingite tarbijatega. Tarbijate all ma pean silmas nagu selliseid füüsilisi isikuid, kes ei ole nagu ärikliendid. Et võib-olla nemad tahavad anda allkirja, aga ka sellised teostuskontrollid, et just, et kui tehnik on selle seadme juures seal koha peal, siis on võimalik nagu seadmete kaupa ära määratleda, et kui sa oled selle seadme juures, siis kontrolli neid ja neid asju ja seal on mingi kontrollnimekirja, mida siis tehnik peab ära checkboxima, mis oli okei, mis oli not okei ja nii edasi. Ja samamoodi on siis võimalik e-mailiga seesama tööleht, nii kui töö on kinnitatud, tehniku poolt töö on teostatud, siis on võimalik see saata siis e-mailiga kliendile edasi. Nii. Nüüd, kui tehnik on selle töö ära kinnitanud omalt poolt, siis ka kontor tegelikult juba näeb seda infot, et on tehnik oma töö teinud ja kontor saab siis üle vaadata, on see siis raamatupidaja või hooldusjuht, saab üle vaadata, millised, kas kõik läks nagu nii-öelda by the book, ja kinnitab siis kontor ka omalt poolt selle töölehe, millega siis toimub see, et me hakkame juba ette valmistama arvete koostamist. Siin lähevad varuosad maha ja nii edasi. Kui tehnikul olid töötunnid, siis töötundide info jõuab juba edasi ja nii edasi. Müügiarve. Ei midagi erilist on ju, aga väga tähtis. Müügiarveid saab siis saata välja standardbuksist ikkagi nii nagu tavaliselt, soovituslikult ikka e-arvena. Kui meil on nüüd samas kalendrikuus või perioodis mitu erinevat tööd tehtud, siis me saame saata neid koondmüügiarveid. Kui Henri mainis, et kunagi nendele sai tehtud see erilahendusena, siis see oli tõesti aastaid tagasi niimoodi. Head mõtted me võtame omaks ja paneme standardisse, nii et tegelikult täna see koondmüügiarve on juba osa standardist juba pikemat aega. Hoiab kokku siis selle hooldusettevõtte ja kliendi aega päris kõvasti. Henri väga pildlikult ja ilmekalt kirjeldas, miks see koondmüügiarve nende jaoks üldse oluline on. Siis lepingud ja püsitasuarved. Lisaks sellele, et hooldusteeninduse ettevõtted hooldavad masinaid ja müüvad neid masinaid, nad tihtipeale ka rendivad neid masinaid. Et on meil kliente, kellel on väga suured rendipargid ja nende on võimalik siis saata ka nii-öelda püsitasuarveid standardbuksist välja, et kui meil on mingi fikseeritud kuutasuarve, siis ka neid saab masshooldusega välja saata. On ka see osa tehtud väga lihtsaks.
Nii, arved on välja läinud, kliendid on agarad ja maksnud neid ja siis toimub juba panga laekumine. Jällegi osa standardist, ei midagi uut, aga samas mitte keegi midagi käsitsi sisestama ei pea, kõik see laekumiste info jõuab standardbooksi. Meil on täna ju kõikide pankadega liides olemas ja kellega ei ole niisugust, ütleme, otse gateway liidest, et nendega me oleme lahendanud olukorra nii, et me kasutame Go Cardless lahendust, mis on siis selline open bankingu standardi raames olev võimalus liidestuda 2300 Euroopa pangaga. Nii et põhimõtteliselt standardbooksis on see võimalus olemas, jah, et 2300 Euroopa panka, sealhulgas UK. Ja PayPalid ja Wise'id ja kõik on seal. Nii et kes veel ei tea, siis noppis siit info üles. Kui nüüd kliendid ei ole nii agarad, ei ole meile maksnud, siis me saame saata välja meeldetuletusi neile automaatselt. Esimesel korral võib-olla mingi sõbralikumas toonis, järgmine kord juba natukene vähem sõbralikus toonis, kuni sinna maani, et viiviseid arvestada. Nii et jällegi selline automatiseeritud osa, mida kasutada. Nii, no palgaarvestus. Juba enne mainisin, et palgaarvestus või palgamoodul on standardbooksi üks kõige keerukamaid mooduleid minu arvates. On konsultante, kes ei julge seda üldsegi nagu näppida, sest et see on liiga keerukas, aga mõne jaoks see väga sobib. Palgaarvestus standardbooksis oma täies hiilguses on siis jah see, et meil on töötajad, töölepingud, avansid, puhkusearvestused, palgasedelid, palgalipikud, palgaaruanded, kõik see, TST, ekspordid, EMTAle ja nii edasi. Aga miks ma võib-olla siin seda eraldi ka välja toon, on see, et samamoodi töölehel kajastuvad töötunnid tehnikul jõuavad palgaarvestuse siis nii-öelda andmestikku. Varsti, 6 aja pärast. Veel mitte. Nii, siis soovitusindeks. Rääkisime ennem ka sellest, et kas me peaksime ja kuidas me saaksime nii-öelda kraadida klientide rahulolu, ennetada mingisuguseid teatuid punaseid olukordi, siis soovitusindeks on standardbooksis jällegi üks standardlahendus. See on põhimõtteliselt selline kliendi rahulolu küsimustik. Võib-olla, kes on, kui te olete standardbooksi kliendid, siis te olete ilmselt saanud ka ise neid küsimustikke täita. Me küsime, meie oma näitel näiteks küsimegi tihtipeale niisugust transaktsioonilist rahulolu, et kuidas sa hindaksid seda viimast kliendi kogemust meiega ja anna sellele hinnang, ma ei tea, 1-10 ja siis klient saab anda. Võin teile öelda, et kõik, mis on alla 8 on halb. Nii et teinekord, kui panete hindeid, siis teate, 8 edasi võib panna. Või siis küsime üleüldist niisugust rahulolu ettevõttega, et kas Excellent või siis teie ettevõte, et kuidas sa hindad rahulolu meie ettevõttega. Nii, no finantsaruandlus. Jah, kõik lõpuks taandub ikkagi finantskannetele. See on jah tüüpiline, et keegi tahaks jälgida tulusid, kulusid, seal nii-öelda, me ütleme siis tulude, kulude dimensioneerimine, booksis on jah siis nimetatud, me kasutame selleks objekte, et see on kõik niisugune standard, mis on juba meil paarkümmend aastat juba olnud, aga mida Henri ka võib-olla välja tõi, et standardbooksis on väga palju erinevaid aruandeid iga mooduli raames, et sa saad tegelikult väga täpselt nagu ikkagi juhtida oma mingisuguseid otsuseid, et see ei pea olema ainult finantsaruanded, see võib olla nagu iga mooduli raames erinev hulk aruandeid ja samamoodi hooldusteeninduse raames. No ma mõtlen näiteks kas või, et aru saada, et milline on meie lao seis, milline on meie laoseisu, ütleme siis lao väärtus on ju, kas meie laos on asjad, mis on või artiklid, mis on seal juba 30 päeva, 60 päeva ja pluss, on ju, et see kõik on meie nagu kaotatud raha, et selles mõttes nagu need aruandeid ja infot on tegelikult standardbooksis väga palju. Ja ma tõin siia välja ka niisuguse tegelase nagu audiitor, see võib-olla haakub jälle kõigega muuga, aga väga sageli me saame nii-öelda siis soove, et kuulge, olge head, tekitage meile 8 kuuks audiitorile ligipääs standardbooksi, et standardbooksi kasutaja õigused, kasutajagrupid, et me saame väga täpselt ära määratleda, kes mida näeb, kes mida ei näe, nii et see tegelikult käib iga muidugi selle töötaja kohta, saab ära määratleda, kes mis õigustega on, aga audiitorile tihtipeale tahetakse ka nagu standardbooksi ligipääs teha, kas või ajutiselt. Nii, hakkame siis vaikselt lõpu poole jõudma, ärianalüütika, sellest
seda pilti on siin aeg-ajalt juba näidatud, omanike juhatus tõin ma siia välja nagu tegelastena, kes võiksid sellest huvitatud olla, et ärianalüütika on põhimõtteliselt selline graafiline ülevaade, kuidas meie äril läheb. Et Standard Booksis saab kõige lihtsama ärianalüütika lahenduse aktiveerida ühe nupuvajutusega, täpselt selline see ongi. Ja mida me siit näeme, on siis nagu, millise on meie, ma ei tea, käibetrend, palju meie käive oli mingis konkreetses kuus, palju oli arveid, mis me väljastasime, palju oli nii-öelda siis kliente, kellele me arveid väljastasime, palju on tasumata arveid, milline on kasumimarginaal ja nii edasi. Milline on keskmine arve number või siis summa. Ja kui sellest jääb väheks, tihtipeale jääb, siis saab alati seda lahendust nii-öelda võtta veidi süvitsi rohkem kasutusele ja veel rohkemate pirukate ja joonistega. Nii. Ja nüüd me jõuame tagasi sinna uusmüüki, et uusmüük on jällegi mõnes mõttes juba vana, on ju, ehk siis uusmüük hakkab täpselt samamoodi, on pakkumine, tuleb jälgida pakkumise nii-öelda elutsüklid, tuleb teha mingi müügitellimus, tuleb kuskilt arve koostada, tuleb panga laekumisega vaadata, kas arve jõudis kohale, ehk siis tegelikult uus müük on nagu osa kõigest sellest. Ja miks ma neid pallikesi nüüd liiga palju siia tõin, võib-olla tundub, et jube keeruline, et väga palju asju on võimalik siit vahelt ära jätta, see, mis ma siia tõin, on lihtsalt sellised ühed mingid märksõnad, mida te saate kasutada, aga tegelikult vabalt võib olla, et te teete nagu ma nimetasin selle nii-öelda ettekande reis ümber seadme, võib olla nii, et te lõikate kuskilt, lähete kuskilt otse, midagi jälle ei kasuta ja nii-öelda siis jõuategi sinna lõpu välja täpselt endale sobival moel. Nii. Ja ring hakkab otsast peale. Oleme seadme ära müünud, uue seadme. Ühel hetkel jõuab see välja meile tagasi sinna teenindustellimusse, sellel on vaja hooldust teha ja hakkab see ring täpselt samamoodi käib edasi. Ja seda pilti võib-olla on ka juba korduvalt nähtud, aga ma ikkagi kordan siis veel üle või näitan üle, et me rääkisime täna siin nagu sellest hooldusteeninduse moodulist, aga see on osa nagu suurest, ma ei ütle Standard Booksi universumist, ehk siis see on seotud kõigega, meil on finants, meil on palgad, palgaarvestus, põhivarad, kliendihaldus, ostuarved, müügiarved, dokumendihaldus, seda ma siin pildi peal nende mullikeste peale ei toonud, aga selle tõi Henri välja. Tõesti, me täna ei kasseeri mitte ühtegi kopikat selle eest, et kliendid hoiavad oma dokumente meie andmebaasis ja dokumente on võimalik laadida iga kaardi külge kirjaklambri märgi alla vastavalt selle teemaga seotud teile vajalikud siis dokumendid, on see PDF-id või Excelid või mida iganes. Ja ma kujutan ette, et Henri on laadinud sinna ikkagi tohututes kogustes igasuguseid seadmete jooniseid, see ei ole meie serverit ära koormanud, me ei küsi sellest lisaraha, nii et ma iseenesest näen, et see on üks selline tegelikult nagu, ma täna võib-olla noppisin siit just selle üle, et see on nagu üles, et see on üks huvitav kasutegur, mida ma ei ole võib-olla isegi osanud nagu kohe, see tundub nii loogiline, et me saame dokumentide külge või kaartide külge panna erinevaid dokumente. Nii, aga selline on siis selline ülevaatlik pilt, mis ma siis kokkuvõttes tahakski öelda, et Standard Booksi efekt ei ole midagi sellist, et me teeks midagi kellestki hullult palju paremini, aga see efekt tuleb sellest, et kõik on terviklik, kõik on ülevaatlik, kõik on jälgitav ja kõik on ühes kohas. Ja et see on võib-olla see kokkuvõttena. Okei, aga arvan, et olen jõudnud täpselt 20 minutiga oma jutu ära anda. Väga tubli, Allan. Hästi tehtud. Võib raeda rahule sinu tulemusega. Aitäh. Aga et sa rääkisid siin niisugust hästi ülevaatlikud teemad, siis mina küsiksin sinu käest siiski natukene nii-öelda ikkagist hooldusteeninduse alaseid küsimusi ka, et kas hooldatavate seadete arv on meil programmis piiratud? Ei ole. Ei ole piiratud, et ükskõik, kuidas sa tahad neid panna, kuidas sa tahad neid sisestada, paned sa neid objektidega või artiklitega või klassifikaatoritega, et kõik variandid on võimalikud? Jah, ma ei tea küll ühtegi piirangut, mis meil võiks olla. Meil on küll müügiarve maatriksis on 200 rida võimalik, aga seda saab ka alati suurendada, nii et ma ei näe nagu praegu piiranguid. Ma just ennist
Henri ettekande ajal rääkisin ühe teise kliendiga, Villem Rockist siin Siimoga, ja kui Henri ütles, et nemad teevad kuskil 60 töölehte, siis Siimo ütles, see on köki-möki, et nemad teevad 10 korda rohkem. Ehk siis mahu mõttes ei ole ka piiranguid tegelikult, jah. Väga hea. Selline küsimus veel sinult, et millistes keeltes on võimalik siis töö siis nendel inimestel, kes lähevad siis hooldama neid seadmeid, et millises keeltes on neil siis programmi võimalik kasutada? Näiteks hoolduslehte või midagi? Eesti keeles ja inglise keeles. Eesti keeles ja inglise lihtsalt keeles. Inglise keeles juba ka seetõttu ja ilmselt ühel hetkel saab ka olema läti keeles. Ma arvan, et Eestis seda otseselt vaja ei ole, aga kuna me Excellent on ka Lätis, et siis me laiendame seda ka läti keelde. Siis kas seadmete nii-öelda hoolduse ajalugu on ka mingi piiratud aeg on sellel, millal sa saad teda näha või ongi täpselt nii kaua, kui sa oled seda tarkvara kasutanud, nii kaua vaata seda ajalugu ka? Täpselt nii kaua, kui sa seda tarkvara kasutanud, nii kaua, kui sa oled neid andmeid sinna sisestanud, nii palju sa seda näed. Ma arvan, et meie tublimad kliendid on täna juba 20+ aastat programmi kasutanud ja täpselt nii palju neil ongi seda ajalugu. Iseenesest, kas nad muidugi kõike seda näha tahavad, sest ühel hetkel see 2006 aasta andmed hakkavad mingil hetkel juba nagu häirima, et siis pigem jõuame sinna, et mingil hetkel oleks vaja andmebaasi vähendada. Ehk siis see suur andmebaas on ühtpidi nagu hea, aga teistpidi ka koormav. On see meil võimalik? Jah, see on võimalik. See on võimalik. Aga see on nagu niisugune kirurgiline protseduur, me nimetame seda andmebaasi lõikuseks. Ja kui tihti me neid teeme? Nii, kuidas kliendid soovivad, aga tihtipeale on võimalik ka niimoodi, et kliendid jätavad oma vana andmebaasi maha ja võtavad standardbooksis kasutusele uue ettevõtte koha. Põhipaketi raames on võimalik kasutusele võtta kuni 200 ettevõtted, nii et tegelikult nagu enamik raamatupidamise büroosid, nende jaoks on see mõeldud, aga kui meil on mingisugune tavaline hooldusteenuse ettevõte, tema ei kasuta ealeski 200 ettevõtte kohta, aga siis tal on vähemalt 200 aastaks ruumi. Kas meie hooldusteeninduse funktsionaalsus on kasutatav pigem sellistele väikestele ettevõtetele või on ka täiesti suurtele võimalik, et kes on meie nagu see sihtgrupp? Ma arvan, et kohe nagu päris väikestele sobib see samamoodi, aga kui me nüüd oma sihtgruppi nagu kuidagi mõtleksin, siis ma arvan, et see on selline nagu meedium, on ju. Mis asi on meedium? See on niisugune nagu... Maitse asi on ju? Et maitse asi, jah. Ja selline küsimus veel, et kui palju see siis kõik kokkuvõttes maksab? Me kõik räägime, et nii ilus, nii äge, nii ilus, aga kui palju see siis maksab, Allan? Hooldusteeninduse moodul iseenesest on osa jällegi standardbooksi põhipaketist, nii et... Ehk siis lisakulusid sellega ei kaasne? Kes tahab töölehe veebi kasutusele võtta ja planeerimisvaate, sellel väike lisakulu tuleb. Aga see on ka niisugune nii-öelda arvestades, kui sa tegeled selles valdkonnas, siis ma arvan, et see on väiksem kui Lindströmi porivaipade kulu sul kontoris. Ma tahaksin konkreetset numbrit teada saada. Kui palju see maksab? Meie põhipakett maksab? Kui palju? Põhipakett on meil 129 ja planeerimisvaade koos siis tööle veebiga on 150, aga hooldusteenindus ise on tasuta. Ja siis põhipaketi sees. Ja igakuised nii-öelda täiendavad tasusid veel juurde ei rakendu meil? Ei peidetud tasusid ei ole, jah, nii et selles mõttes... lisatasud meil tekivad vastavalt sellele, kui palju on lisakasutajaid, aga mida ma selle töölehe veebi osas võib-olla veel välja tooks, on see, et töölehe veebis tehnikute arv ei ole piiratud. Ehk siis, kui meil kasutab seda 15 tehnikut, siis neid me ei arvelda. Me arveldame ainult neid kliente või kasutajaid, kes on standardbooksi graafilist programmi kasutavad. Kas pakume ka sellist teenust, et kui ettevõtte tahab võtta hooldusteeninduse endale kasutusele, et me läheme kellegi ettevõttesse külla ja me koolitamegi neid inimesi, et me kutsumegi 15 töömees kokku ja hakkamegi neid koolitama, et kas seda me pakume ka? Jah, ma ütleks nii. Ehk siis loomulikult me läheme kohale, kuulame kliendi ära ja pakume oma, siis ütleme selles mõttes me saame pakkuda personaalkoolitusi täpselt sellistel teemadel, nagu klient soovib. Nüüd ise asi on jah, et kas meie konsultant kõiki 15 tehnikut koolitab või me koolitame välja mingi peakasutaja ja peakasutaja teeb siis ise endale sobivalt vastavalt koolitusi siis ettevõtte sees edasi. See on, kuidas kellegiga kokkulepe on. Aitäh sulle, Allan. Küsin sulle ühe lõpetuse küsimuse ka, et kumb oli raskem, kas teha ära Võhandu maraton 12 tunni ja 53 minutiga või valmistada Excellent Business Forumiks? Ma ei oskagi öelda, siiamaani jalg on haige, nii et ma surin oma jala täitsa ära, nii et ma lähen seda nüüd edasi ravima. Mulle tundub, et see Võhandu oli natuke raskem. Võhandu on natuke raskem. Aitäh, Allan.